Tere tulemast! Selles videos räägime tsüklitest, mis on Pythonis selline töövahend, millega meil on võimalik mingit kindlat tegevust korduvalt ja järjest sooritada. Plaan on siis midagi sellist, et kui me varasemalt oleksime kirjutanud oma koodi mitu rida, mis koosnevad identsetest tegevustest, siis tsüklite abiga me võime selle sama tegevuse ühe korra kokku võtta ja siis tsükliga seda mitu korda järjest jooksutada, et siis ühest küljest programmeerija võidab, et ta ei pea järjest korduvalt sama koodi kirjutama. Ja mõnikord me isegi ei pruugi teada, et mitu korda täpselt meil neid korduseid võib-olla tahame, et see oleks reguleeritav mingit pidi, et seda samuti saaksime siis tsükliga määrata, et kui palju tükki neid korduseid täpselt tuleb. Et võime siin ette kujutada näiteks ühe sõbraliku roboti programmeerimist, kelle me tahame panna inimesi tervitama ja võib-olla me alati ei tea ka ette, et kui palju neid inimesi täpselt on, et siis roboti tsükkel meil siis otsustaks, et mitu tervitust meil täpselt siis järjest tarvis teha on. See tsükliliik, mida me nüüd praeguses videos õpime, kannab nime while tsükkel ja tema töö põhineb sellele, et ta otsustab mingi tõeväärtuse põhjal, et kas tal on tarvis oma tööd jätkata või mitte. Võime näha siin sarnasust if-lausega, et if-lause meil otsustas tõeväärtuse põhjal, et kas sooritada oma tegevus või mitte, siis while tsükkel teeb seda samamoodi, aga ta võib veel korrata seda tegevust, kui jätkuvalt tingimus kehtib. Et kuidas see täpselt töötab, vaatamegi kohe siis hetke pärast. Ja võime mõelda siis nüüd sellise näite peale oma sõbraliku roboti ideega edasi minnes, et ta siis vaataks tõeväärtust, et kas veel on kedagi tervitamata või mitte, ning kui tuleb välja, et on tõesti keegi veel tervitamata, siis ta saab oma tervitamise protsessi korduvalt veel jätkata. Nüüd järgmisena vaatamegi siis üle, mis on need ehitusblokid, kuidas saada programm, mis selliselt käituks. Et alustaksime kõigepealt while tsükli päise kirja panemisega, mis näeb oma ehituselt välja üsnagi sarnaselt if-lause päisega. Et kõigepealt kasutame siis while võtmesõna, siis lõppu kirjutame kooloni ja keskele võime siis kirja panna selle tingimuse mingi tõeväärtusega avaldise, mis siis määraks ära, et kas meil on tarvis parasjagu tegevust teha või mitte. Siis järgmisena kirjutame while tsükli keha, mille peame kirjutama päise järele taandega, et kõik see, mis on taandega, kuulub siis selle while tsükli sisse, selle tegevuse alla, mida korratakse senikaua, kuni tsükkel veel käib. Et võime siin praegu siis nähagi selle roboti ideel tehtud näidet, et päis näitab siis, et kuni veel inimesi on rohkem kui tervitatud inimeste hulk, siis seni veel tervitame edasi, määrame, et oleme nüüd ühe inimese rohkem tervitanud ja teeme vastava teatise samuti. Et võime siis asja kokku võtta nii, et see kehas asuv kood täidetakse ainult siis, kui päises asuva avaldise tulemus on tõene. Et siin nüüd see lause on täpselt identne sellega, mida me if-lause kohta kuulusime, aga siin on see lisa nüüd, et kui meil päises kirja pandud avaldis on veel jätkuvalt tõene, siis meil korratakse seda keha veel kord. Et siis meil võidakse seda keha käivitada siin mitu korda ja igat täitmiskorda nendest me nimetame siis tsükli sammuks. Erinevuse tingimuslausega võime kokku võtta siis niimoodi, et meil tingimuslause puhul minnakse peale tingimuslause täitmist alati edasi, aga tsükli puhul meil liigutakse peale keha täitmist hoopiski tagasi sinna päisesse, et uuesti kontrollida, et kas meil tingimus kehtib, mis juhul siis seda kehasisest koodi meil täidetakse uuesti. Mõnes olukorras võib meil olla ka praktiline kirjutada selline tsükkel, mis töötaks potentsiaalselt meil lõpmatuseni. Et eelmises slaidis me lugesime lauset, et kehas asuv kood täidetakse ainult siis, kui päises asuva avaldise tulemus on tõene, et võimegi siis kirjutada otse selleks avaldiseks true ehk tõene. Et kui me nüüd sellise päisise kirjutame, siis jääbki ta meil potentsiaalselt lõpmatuseni seda sama keha sisu meil kordama. Et praeguses näites siis korratakse meile ERS kasutajalt mingi sisendi küsimist ja siis arvuti küsib meil tüütult iga kord, et aga miks, ükskõik mida me talle sisestame. Ja selline muster võib olla praktiline meil just sellistes olukordades, kus meil ei ole nii selge, et millal me oma programmi tahame jätkata, aga on just selge see, et mis on see täpne hetk, kui me tahame katkestada selle tsükli töö. Ja võime siin all vaadata näiteks siis võtmesõna break kasutamist, millega meil on võimalik seda tsüklit käsitsi kinni panna kindlas olukorras. Et võime seda sama ülemist koodiüppi siis täiendada nii, et kui see kasutaja sisend on, et
palun lae oma akut, et siis sel juhul me võiksime lasta selle roboti küsimuse siis siin katkestada, et kui meil programm jõuab selle break-võtmesõnani oma tööga, siis sel hetkel pannakse meil tsükkel kinni ja jätkatakse programmi alumise osa täitmisega. Võiksime nüüd edasi liikuda Thonisse ja proovida neid samu töövõtteid vaadata läbi ka paari koodinäite põhjal. Et siin võime alustada sarnase koodiga, mida me slaidil nägime, et siis võiks meil robot siin proovida inimesi tervitada seni kaua, kuni inimeste kogus on veel suurem kui see arv inimestest, keda on juba tervitatud. Ja vaatame kõigepealt, mis juhtub siis, kui meil inimesi ei ole rohkem kui tervitatud, eks, et ongi 0 inimest, et seega meil rohkem kedagi tervitada näiteks ei ole. Saame siis vaadata, kuidas meil programm sel juhul täitub. Et kui me siin muutujate vaatel hoiame silma peal, siis tõesti näeme, et inimesed ja tervitatud on mõlemad sama väärtusega, eks ju, et seega meil while tsükkel saaks praegu enda järel oleva tingimuse tööväärtuseks, et false, et 0 ei ole 0-ist suurem. Ja siin tõesti töötab meil programm täitsa identselt if-lausega, et kui siin on väärtulemus nüüd sellele jäänud while võtmesõnast paremale poole, siis liigutakse meil sellest while-tsükli kehast siit edasi, et siis jäetakse see kõik siin vahele ja minnakse juba allapoole taandete alaga programmi osasse. Ehk siis prinditakse meile siit välja, et tervitamine tehtud, et kõik 0 inimest siis said tervitatud siin praegu. Aga kui lisame siia mingi korrektse inimeste koguse, näiteks 3, võime vaadata, kuidas siis sel juhul meie programmi läbimine käib. Et siis näeme alguses tingimuse kontrollis, et 3 on tõepoolest suurem kui 0, et veel ei ole kedagi tervitatud, et siis tervitame esimese inimese siin ära ja lisame siin tervitatud inimeste loendurile siis ühe otsa, saame kuvada, et üks inimene on nüüd rohkem tervitatud ja siis näeme, kuidas meil hüpati nüüd tagasi sellesse päisesse, et minnakse siia uuesti siis kontrollima, et kas jätkuvalt meil see inimeste kogus on suurem kui see inimeste arv, keda me juba tervitanud oleme. Ja teeme siis veel ühe korra täpselt sama idee siit läbi, eks ju, et liidame siis tervitatud inimeste kogusele ühe siia juurde ja kuvame siia vastava teate, teeme ühe korra seda veel ja näeme siis, et mingil hetkel jõuab meil tingimus nüüd olukorda, kus ta enam ei kehti, et siis see tervitatud inimeste kogus 3, nüüd ta on täpselt võrdsed, eks ju, et siis jääb meile sõelale false. Ja nüüd siis, kui meil on väärtulemus ja while võtmesõna paremasse poolde jäänud, siis tullakse siit välja ja kuvatakse meil tervitamine tehtud nüüd juba siit programmi taandete alast. Et siis saamegi näha, kuidas meil algväärtuseks on siin siis 0 praegu tervitatud inimeste arvul, siis igas tsükli sammus meil ühe võrra kasvatatakse seda ning lõpuks jõutakse välja siis selle sama väärtuseni, mis on meil see kogu inimeste kogus siis. Võime oma sõnavarasse võtta ka sellise sõna nagu tsükli muutuja nüüd, et kui meil tsükli täitmine sõltub mingist muutujast, siis neid me võimegi tsükli muutujateks nimetada, et siis tervitatud inimesi, mis meil siin tsükli käigus muutub ja mida me siin siis kontrollimise käigus kasutame, seda võime siis nimetada tsükli muutujaks edaspidi. Ja võtame nüüd ette ühe veel natukene keerukama tsükli näite, et proovime ära lahendada sellise 4-sammulise ülesande praegu. Et esiteks laseme kasutajal välja valida, et mitu arvu ta soovib kokku liita. Et teeme sellise liitmise kalkulaatori siis, kus kasutaja saab valida, et mitu tükki ta neid liitmisi teha soovib. Ja siis iga tsükli sammu sees siis tahaksime küsida kasutajalt uusi arve, kuni me oleme täpselt sellise koguse arvusi küsinud, nagu ta alguses siit välja valis. Ja siis igal sammul me tahaksime kasutajale ka selle infokella anda, et kui palju tal on veel neid arve tarvis sisestada. Ja kõige lõpus, kui need liitmist on tehtud, siis proovime kasutajale seda tulemuse summat samuti näitada. Ja hakkaski tööga kõigepealt pihta sellest siis, et küsime kasutaja käest, et mitut liitmist ta üldse teha soovib siin töö käigus. Et siis küsime inputiga tema käest siis, et palun sisesta, mitut arvu soovid kokku liita. Ja siis selle põhjal tahaksimegi nüüd tsüklis asuda siis tööle, et kas meil veel on tarvis nüüd juurde liita summasse midagi või mitte. Et kasutame siin seda tsükli muutujat siis natuke teistpidiselt, et lasemegi sellel samal muutujal siis hoida infot, et kui palju liitmiseid veel alles on ja siis kui see kogus on suurem kui 0, siis teeme tööd, kui ei ole, siis järelikult on töö valmis, kui meil on 0 tükki neid liitmisi tarvis teha. Mis me võiksime järgmisena siin tsükli sees siis teha, olekski seda summat nüüd sammhaaval üles ehitada, eks ju, et siis iga korraga me peaksime kasutaja käest küsima siis ühe uue arvu siin, sisesta
järgmine arv. Ja mis me teeme nüüd, kuhu me seda täpselt liidame, oleks siis mingisse summa muutesse, eks ju, et kuhu seda arvesse võtta ja nüüd peaksime mõtlema siis, et kus kohas täpselt algväärtustada see summa muutuja ise. Ja see on nüüd oluline, et me teeksime seda enne tsüklit, et kirjutame just siia vailtsükli eelnevale osale, et meil summa on võrdne nulliga, et kui me nüüd kogemata kirjutaksime selle rea siia tsükli sisse, siis mis meil juhtuks oleks nii, et meil igas tsükli sammus kirjutatakse nulliks tagasi summa. Et see tähendab siis, et meil läks kaduma kogu see töö, mis me oleme eelmiste liitmetega teinud, et seega kindlasti peab enne tsüklit selle paika panema, et kuhu me seda tulemust endale kogume. Siis tsükli käigus täiendame seda tulemust, mida me siia summasse kogume, siis järgmisena võtame arvesse, et kui me oleme ühe arvu siia summasse nüüd lisanud, siis meil on ühe võrra vähem tarvis neid veel juurde liita. Et siis võtamegi selle siin mitu muutes siis arvesse, et meil on ühe võrra vähem neid liitmisi veel alles jäänud ja kuvame sellele vastavalt info veel kasutajale siis ka, et kui palju on veel tarvis sisestada. Et siis veel on tarvis sisestada nii mitu arvu, kui meil on siin mitu muutujas. Ja peaksime siis kõige lõpus kasutajale selle infokeelu veel ka ära näidata, et sisestatud arvude summa on siis see, mis on kogunenud meile siia summa muutujasse. Ja peaksime siis silumisrežiimis ka selle veel detailsemalt läbi mõelda, et kuidas siin see töö täpselt siis välja meil kujuneb. Et kõigepealt taseme kasutajal sisestada siis, et mitu arvu ta kokku liita soovib. Võtame näiteks, et 3 tükki. Siis algväärtustame siin summa. Näemegi, et meil muutuja siis hoiab silma peale, et mitu liitmist meil on veel tarvis teha. Ja kuni see on suurem kui 0, siis seni kaua laseme kasutajal see uusi arve sisestada. 3 on kindlasti 0-st suurem, nii et lähmegi siis kasutajal seda esimest arvu küsima. Ja valime näiteks ümmarguse 10, et las ta siis sisestab selle, teisendame selle arvuliseks 10-ks ja saamegi siia summasse siis arvestada, et nüüd on praegu 10 meil see jooksev summa. Arvestame, et meil on nüüd ühe võrra vähem neid liitmiseid tarvis teha, et siis see 3 muutub 2, meil siin mitu muutes ja saame kasutajale vastavalt teate kaas ja väljastada, et veel on tarvis siis 2 arvu juurde sisestada. Ja võimegi siis uuesti kontrollima nüüd minna siia, et hüppab meil tsükkel päisesse tagasi, vaatab, et kas ikka veel on töökogus suurem kui 0. Praegu 2 on kindlasti 0-st suurem, et saame siis mingi arvu veel siia välja valida, et näiteks proovime siia 4 liita, eks ju. Et siis jällegi ühe võrra meil see mitu muutuja kahaneb ja näidatakse, et nüüd on 1 arv veel tarvis juurde liita. Et siis 1 on praegu veel jätkuvalt 0-st suurem, et võime ühe korra selle veel siin siis läbi jooksutada, et proovime näiteks 6 siia ka juurde liita, et võiks meile siis 20 praegu kokku tulla summasse. Nüüd see mitu muutuja läheb 0-ks, kuna meil on 3 erinevat arvu siia nüüd juurde lisatud, eks ju, 10, 4 ja 6. Seega kuvatakse meile nüüd, et veel on tarvis 0 arvu sisestada ja näeme seda siit tsükli päisest ka, et see loendur on meil 0-ks jõudnud, tähendab, et meil rohkem ei ole arvusid sisestada tarvis ja liigutakse meil siis sellest tsüklist nüüd edasi ilma taandete osasse ja kuvatakse meile, et sisestatud arvude summa nüüd ongi see 20, mis siit võiks kokku tulla. Et siis saime sellise natuke keerukama tsükli siin ka veel kirja panna ja läbi vaadata. Võime järgmisena pisut mõelda ka sellele, et mismoodi töötavad need slaididel nähtud lõputud tsüklid. Et näiteks siis while true tsükkel, mis järjest võiks meile printida, tere, väga rõõmustav kohtuda. Et siis näeme, et tõesti ta jääb meile pommitama seda sõnumit siin ja idee siis see, et kuna meil igas sammus on tsükli tingimus tõene, siis ta alati jääbki meil seda välja printima. Et kui tundub natukene nüüd võib-olla keeruline mõtestada seda, et mida see while true täpselt siin tähendab, siis võite mõelda alternatiivselt näiteks nii, et kujutame ette, et meil on siin hoopiski true asemel 1 on võrdne 1-ga. Et siis see küsimus ütleb, et kuni 1 on 1-ga võrdne, senikaua tee seda tööd, et siis tundub loodetavasti loogiline, et 1 alati meil on 1-ga võrdne, et seega meil kuidagi muutudes ei saa, et tingimus alati kehtib ja seetõttu meil jäädakse siia otse printima. Aga kui me nüüd vaatame seda silumisrežiimis, siis võime näha, et see 1 on võrdne 1-ga võrdlus annab meile tulemuseks true, eks, et see on tõene tulemus, et selle sama true me võimegi siia ise sisse kirjutada, et seetõttu see meil lõpmatu tsüklina praegu siin töötabki siis. Olles nüüd seda läbi vaadanud, võime visata pilguga sellele otse slaidi peal nähtud koodile, kus meil oli siis robot, kes küsib meilt alati, aga miks? Kus me tegime täienduse, et breakiga ta
ühes kindlas olukorras kinni panna, et vaatame, mismoodi siis meil siin programm täpselt käitub. Ja võime siia lõppu ühe prindi veel juurde panna ka, et ära tabada, et millal meil tsüklist on väljutud. Näiteks võime siin kasutajale siis kuvada, et robot on välja lülitatud. Ja kui jooksutada seda silumisrežiimis, siis võime näha, et potentsiaalselt selle while true päise tõttu võikski siis lõpmatuseni töötada, et kui kasutaja siia ei sisesta seda väga kindlat sisendit, et võime siia siis kirjutada mingi suvalise teksti, mis ei klapi, sel juhul siis minnakse siit breakiga if lausest üle, robot prindib meile selle aga miks küsimuse ja hüpatakse tagasi siia päisesse, nii nagu ikka, ja lähme siis uuele ringile, eks ju. Aga võimegi vaadata, et mis juhtub, kui me nüüd seda võlusõna siin lausime, et ole hea robot minema akut laadima, siis sel juhul meil sisendi kontroll siin nüüd klapib. Ja võime siis näha, et kohe, kui meil selle break võtmesõna peale liigutakse, siis see meil sulgub tsükli, mille sees me praegu oleme. Et praegu me oleme siin selle while true tsükli sees, nii et break paneb selle kinni ja jätkab siit ilma taandeta alalt ja kuvabki meile selle teksti, et robot on välja lülitatud, et siis enam seda aga miks küsimust siis juurde ei küsi. Nüüd võiksime video lõpetuseks vaadata ka ühte nuputamisülesannet, kus on meil antud ülesande püstitus, kus me peaksime laskma programmis kasutajal valida, et mitu toodet ta poest osta soovib. Täpselt sama palju kordi laseme kasutajal siis valida, et missuguseid tooteid ta siin tahab täpselt osta, et praegu siin piirdume siis porgandi ja jäätisega selles sortimendis, mida on võimalik osta. Ja on veel öeldud, et peaksime lõpus kasutajale kuvama, et kui palju tal raha peal ostusid alles on. Ja küsimus siis, mis läheb siin valesti ja miks jääb programm meil lõputult tooteid küsima. Et võime seda korraks siin tööle panna ka katsetuseks, et näiteks proovime siin osta 3 toodet, siis proovime jäätist võtta 3 korda ja näeme, et ei katkenud programm, eks võime siin jäätist kuidas palju pommitada praegu ja ostab ta seda jäätist meil järjest. Et võitegi võtta siis paar minutit, et proovida seda läbi lugeda ja mõelda, et mis pärast siis juhtub siin praegu niimoodi, et see tsükkel ei oska kinni minna, kui piisavalt on ostusid tehtud. Võite siis video pausile panna, kuni olete oma vastusega valmis. Ja lähmegi siis koos nüüd edasi ja vaatame üle, et kuidas siin lahenduseni jõuda ja mis siin täpselt valesti läks. Et võime siin tähele panna siis seda, et meil ostude kogus on see, mida tsükli päises kontrollitakse, et kuni meil ostude kogus veel, mida on tarvis juurde teha, on suurem kui 0, seni kaua meil seda tsüklit täidetakse. Aga me võime näha, et meil tsükli sammus tegelikult ju see ostude kogus ei saa vähendatud, et võime silumisrežiimis seda siin läbi mängida ka, et ütleme, et me tahame näiteks 3 ostu teha, siis kui me kasutaja käest nüüd küsime, et mis on see toode, mida ta soovib, valime näiteks jäätise, siis jõutakse meil siia elif'i ploki sisse, et näeme, et ilusasti töötab see raha vähendamine ja kuvatakse meil, et on jäätis ostetud, aga mis jääb meil samaks, on see, et meil ostude koguse muutuja jääb ikka 3, et see jääb meil iga kord ikkagi praegu samaks. Me peamegi siis õigetes kohtades oskame seda loendurit siin väiksemaks teha. Ja kus me peaksime seda tegema, oleks siis esiteks porgandi ostu puhul ja teiseks jäätise ostu puhul, et kui üks nendest valitsetest toodetest ostetakse ja kuvatakse vastav teade, siis vähendame ostude kogust, aga me muul juhul ei tohiks seda teha, et kui kasutaja valib siin toote, mida ei müüda parasjagu, siis sel juhul jääb tal ju see toode ostmata, et siis me sel juhul ei tohiks seda ostude kogust 1 võrra vähendada, et siis kindlasti just nendes 2 harus peaks siin olema. Ja võimegi katsetada, et ostame ühe korra 3 näiteks jäätist, ostame 1 korra porgandit ja siis proovime saia osta, seda ütlevad, et nad ei müü, eks ju, ja ostamegi siis selle 3. toote porgandi ka. Ja näemegi, et seekord tuli ilusasti välja, et kuna me vähendasime iga valitse ostu puhul ostusid 1 võrra, siis täpselt 3 tükki ta seekord lasigi meil teha seda. Ja sellega võimegi siis tänasele videole praegu joon alla tõmmata. Kohtumiseni juba järgmisel nädal uues videos.